Huvitav oli, peab tunnistama, et natuke on kahju, et noored ei kasuta võimalust ära. Et ma arvan, et paremat võimalust neil ei tule. Vaikne tuul, laine loks, hästi kihvt nädalavahetus iseenesest oli ju. Ja mulle väga meeldis, et mul oli vahelduseks üsna palju tööd, ma pean tunnistama. Et kõikides sõidudes ei saanud sugugi vastu noortele poistele. Aga eks ütleme siis, kogemus teeb oma töö, ma arvan, ja natukene võib-olla jääb mingites tehnilistes nüanssides neil puudu, kus siis nii-öelda ma saan oma ära võtta, kui ma seda võtmise kohta näen. Kuidas sa seod endal seda päris tööd ja purjetamise tööd kokku ja kuidas su päevad nädalas välja näevad? Ma pean tunnistama, et ma väga ei soovita sellist elustiili inimestele, et see on üsna karm, ütleme nii, et eriti just võistlushooajal, et kui tegelikult oled pikast nädalast üsna väsinud, siis tegelikult peab veel ennast omakorda kokku võtma, et võistelda, et olgu ta meil siin noortega või olgu ta kolmapäevavõistlus või pühapäevavõistlus või mis iganes võistlus, siis tegelikult ikkagi sportlasena mingisugused põhimõtted on, et kui sa juba võistled, siis sa valmistud psühholoogiliselt mingit viisi ja ei lase nii-öelda poole vinnaga. This time it was more about the stability because the wind was changing a lot and the wind strength was changing as well. So you needed to be stable and not to be like first and then 10th. So I tried to keep my focus on just being in the top 3 or top 4 all the time. It was difficult, but I managed to do it. So. No otseselt paremust ei olnudki, aga ma arvan, et oli lihtsalt veidi rohkem õnne ja eeliseks oli see, et oli enda koduvesi ja olime seal trenni teinud juba ennem palju. Ilmselt see. Sa purjetad 2 klassis, katamaraani ja nüüd ka laser 4,7, et kuidas sa nende 2 asjaga hakkama saad? No Nakraga on suured kiirused, aga 4,7-ga olengi esimest aastat, see ongi uuem klass, aga ma ei tea, mõlemad on väga lähedad paadid. Kuidas sa seletad lahti võiduvõtme? Ma olen kerge ja hea vaikne tuul oli see regatt. Tavaliselt on tugevama tuuleregatid, aga seekord oli minu poolele. Kuidas sa harjutada oled saanud, valmistuda? No 4 korda nädalas, 4 tundi on trennid. Okei, aga on see esimene võistlus see aasta? Ja see aasta on 3. võistlus, see on Spinnaker kuldsekkel olnud juba. No, it was like kind of easy. You just had to go to the left corner and that's just the win, like easy. Okay. Well, I am training at a lake. The winds are really bad. It's just always like going like this and yeah. Shifty. Yes, it's shifty really. Okay.
and the wind from here was like from the shore, from there, so it was really shifty. okei. Noh, ma stardid tõid mind hästi kõrgele ja see oligi siuke põhifaktor, mis aitas hästi ette mind. Kuidas sa harjutada oled saanud see aasta? Noh, mitte nii palju kui tavaliselt, et see eriolukord, mis oli, selle asemel sai küll palju nagu väljas joosta ja nagu kodus teha trenni, aga ja merele nii palju ei saanud. Raske öelda, kuidas valmistanud, aga ma vaatan vee peal, kuidas paremini edasi läheks. Kogu aeg peab jälgima, et puri veaks korralikult ja niidid oleks kenasti sirgel mõlemal pool purje ja natuke konkurente ka ikka vaadata vaja. Ja noh, nii lihtsalt ongi, kui tunned asja.